Õnnistatud surm on teadlik surm. Kui inimene mõistab, et tema teekond on lõppenud, ta liigub edasi, ta läheb teise eluseisundisse, igavesse ellu. Tema jaoks ei ole midagi lõppenud, kõik alles algab. Algab uus teadlik reaalsus, nagu ka tema elu oli olnud teadlik. Elu mõistmises, mida ta teeb, mis saab pärast seda, kui ta on seda teinud, kuidas tal tuleb maksta selle eest, mida ta teeb ja kuidas ta hakkab mõistma kõike seda, mida ta teeb. Niisiis, tema elas oma elu teadlikult, enne kui midagi teha, mõistis ja teadvustas ta oma tegusid. Ja ta mõistis, et võivad tulla eksimused ja ta muidugi ka eksis, kuid pärast ta teadvustas neid eksimusi ja püüdis neid parandada. See ongi teadlik ja õige elu. Sellises protsessis ta arenes, ta muutus iga päeva, iga aastaga üha targemaks, paremaks, puhtamaks ja läbipaistvamaks. Ta sai võitu omakasust, millest ta oli ehk pool elu elanud. Ta töötas oma enesearmastuse, eneseimetluse ja egoismi kallal. Ta töötas iseendaga, püüdes teadvustada kõiki oma eluprotsesse iga elatud päeva. Ja kui tuleb tema aeg, mõistab ta, et see on käes. Ta mõistab, et tema elu materiaalsel tasandil on lõppenud ja tema hing ihkab minna teise maailma, kaunimasse, puhtamasse maailma, sinna, kus viibivad samasugused puhtad ja head inimesed. Ja ta uinub ning hommikul ärkab ta teises maailmas teadlikus seisundis, mõistes, et ta on lahkunud teise dimensiooni. Ta läbis pehmelt ja sujuvalt kõik oma transformatsioonid ning keegi ei võidelnud madalal astraalsel tasandil tema hinge pärast, sest mu sõbrad, kui lahkub paheline inimene, hakatakse astraalis tema hinge pärast võitlema. Vaimsed isiksused püüavad sellise inimese hinge kaitsta, kuid tumedad jõud, egoistlikud jõud ja eluvormid ning need on reaalsed eluvormid, hakkavad hinge endale võitlema, tõmbama seda oma poolele ja see, kumb poolele tõmbab, sõltub sellest, mida inimeses on rohkem. Kui temas on rohkem headust, siis liigub ta headuse energiate juurde, kus läbib teatud transformatsiooniprotsessid. Kui aga on palju kurjust ja inimene teenis väga palju kurjust, siis tõmbab endale see tume hävitav energia, mis kisub sellise inimese hinge ja tema peenkehad puhastust tulla või kõige madalamasse seisundisse. On ju teie elu vaid hetk. Kui inimene lõpetas oma elu, siis võite talt küsida, kas sa elasid pika elu? Igaüks vastab, et see oli hetk. Hetk, millest toimus nii palju kõike. Elu on kui silmapilk, kui küünal. Kustus ja kõik. Seetõttu teadvustavad paljud inimesed seda hetkena ja see hetk on antud teile selleks, et teie hing saaks läbida oma evolutsioonilise arenguplaani elu materiaalsel tasandil. Sest teie hinge jaoks on olemas 3 evolutsiooniseisundit. Evolutsiooniseisund materiaalsel tasandil, poolmateriaalsel tasandil, vaimses seisundis. Hing on igavene, ta tuleb siia maailma ja teile on antud 1000 elu selleks, et te saaksite end sellel materiaalsel tasandil avaldada ja suudaksite oma hinge arendada. Hing areneb üksnes siis, kui te omandate materiaalse vaimse kogemuse. Elate vaimse isiksusena läbi materiaalse tasandi, materiaalsed sündmused ja maised elusündmused. Üksnes sellisel juhul teie hing areneb, evolutsioneerub ja saavutab vajaliku seisundi.